Tere, tere! Täna on meil 5. Õpime koos saade, mida juhivad Karin Tõevere ja Signe Varendi. Räägime sellest, kuidas meil podcastide tegemisega läinud on, mis on meie edasised plaanid ja kuidas me õppeaasta lõpetasime. Neli saadet on meil valmis. Kuulajaid on ka tsipake kogunenud. Võiks loota, et meie kõne on natukene puhtamaks ja selgemaks saanud. Me oleme ise neid saateid kuulates aru saanud, et millega me alt läheme ja teame, millised kohad juba tuleb välja lõigata, et meie tekst veidi ilusam oleks kuulata. Ja võib-olla neid lõikamisi on ka nende 4 saate jooksul oluliselt vähemaks jäänud. Kuidas sinu meelest meil podcastidega läinud on, et mis sa arvad asjast? No ma arvan, et meil on päris hästi läinud, arvestades seda, et me ei ole midagi sellist kunagi varem teinud ja nüüd on 5. saade käsil, mis tähendab seda, et me ei ole alla andnud, et me ei teinud seda asja ainult üks kord ära ja kõik, vaid et me jätkame sellega ja plaan on ju ka järgmisel õppeaastal jätkata. Et kindlasti on asju, mida saaks paremini teha, no kas või seesama intro algus, et iga kord me mõtleme, et mis me seal ütleme ja kuidas me seda teeme, et tegelikult oleks ju vahva, kui meil oleks selline välja kujunenud tekst või sissejuhatus ja on kindel ühtne stiil sellel podcastil, et ma arvan, selle kallal tuleks veel tööd teha. No ja mida me üldse teinud ei ole, on see, et me oleme seda justkui vaikselt siin omaette nokitsenud, et ega avalikult me ei ole seda kuskil veel reklaaminud, et oleme ikkagi tagasihoidlikud olnud. Aga ma arvan, et nüüd on põhjust julgust kokku võtta ja natukene ka promo teha oma podcastile, et kuulajaid juurde saada. Et see on asi, millega suvel kindlasti tegeleda. Tahaksime teha ära omale Facebooki lehe, sotsiaalmeedias olla pildis, et levitada seda podcasti ja ka seetõttu, et siis me saaksime oma kuulajatega rohkem ühenduses olla, et nad saaksid teha ettepanekuid, mida saates veel rääkida võiks ja meil on ikka plaan kutsuda ka külalisi, et siis oleks ju hea võimalus küsida saatekülaliste käest küsimusi. Üks esimesi külalisi võib-olla on Evelin Rätsep ja Mehis Pärn, kes tegutsevad ettevõtluskülas, et suvel toimub esimene ettevõtluslaager. Tahaks uurida neilt, et kuidas neil esimene aasta läinud on, et kui see laager läbi on, et tahaks teada, et kuidas siis neile tundub, et kas Eesti lapsed on ettevõtlikumaks muutunud. Tegelikult võiks ju panustada kuidagi nii ka, et me saaks külla minna, et võib-olla meie tehnoparki natukene laiendada. Äkki me suvel mõtleme midagi välja, kuidas saaks. Äkki annaks mingi projekti kirjutada kuskile. Ja tegelikult on meil ka mõned teemad juba valmis, nii-öelda, et millest me oleksime valmis rääkima. Signe on õppimistoetava hindamise peal hästi kõva koolitaja, et kindlasti tahaks Signega teha sellise tõsise intervjuu. Kindlasti ei jää me kõrvale ka digimaailmas toimumast, et hoiame sellel ka silma peal ja võib-olla võiks ka VEPast rääkida. Kuna ma ise olen esimese lennu VEPA pilootprojektis osalenud, et sellest võiks ka rääkida. Et sellised tulevikuplaanid. Aga mis mu kõige suurem unistus on see, et see podcast ei sureks ära veel ka järgmise õppeaastaga, et me veaks ikkagi välja, et meil nüüd vahepeal jäi siin 2-nädalane paus, et me suudaks järgmisel aastal nii, et stabiilselt üle nädala kas või teha üks saade valmis, et selline järjepidevus säiliks. Ja ma oleks hullult uhke, kui me suudaks 50 saadet teha ja ma oleks hullult uhke, kui igat saadet oleks. Näiteks 100 kuulajatki, et see oleks nagu minu meelest ülikõva, ülikõva. On hea eesmärk, mille nimel pingutada küll, jah. Ma ei tea, kuidas sinu latt on sul natuke kõrgemal või madalamal? No ausalt öeldes mul vist ei olegi latti, et see oli ikkagi minu jaoks selline õppimisvõimalus ja ikkagi väga kõva enda proovile panek. Nüüd alles ma võib-olla hakkan mõtlema selle peale, et kuhu edasi võiks minna ja mis eesmärk võiks olla. Et ma olen suga nõus, et selline 50 saadet võiks ära teha küll. Eks me näeme, kas meil on 50 saate pärast, et see kuulajaid. Aga viimased 2 nädalat oleme me puhanud
ja teinud vähe teistmoodi tööd. Põnevad üritused on toimunud koolis, õpetajatel ja õpilastel. Signe, räägid sa natuke oma klassi ja oma tegemistest, et mis need viimased päevad õppeaasta lõpus on teile toonud? No meie jaoks oli siin kõige tähtsam üritus eakate nutiringi lõpetamine, mille nimel siis kõvasti tööd tegime ja mille tõttu võib-olla ka podcasti, mis natuke pikem paus tuli, kuna see üritus, mida me siis korraldasime lõpetamise puhul, oli küllaltki suurejooneline, et me kutsusime külla Teliast suure meeskonna, kes siis tuli välja oma erinevate nutiseadmetega, et neid tutvustada eakatele ja lisaks võtsid siis kaasa ka virtuaalreaalsuse prillid ja nutitelefonid, et eakatel oli võimalus ka ise proovida siis neid virtuaalreaalsuse prille. Lisaks kutsusime ka oma toetajad kohale, kellele andsime pidulikult üle tänukirjad ja muidugi loosisime siis välja need 5 tahvelarvutit, mis me lubasime, et minu arvates oli selline väga pidulik ja tore üritus, et selle nimel tegime siis kõvasti tööd lastega. Ja nüüd õppeaasta lõpus on olnud meil siis täiesti teistmoodi õppimine. Meil on olnud spordipäev ja spordipäeva raamel siis saime kooli ümbruses orienteeruda, et õpilased siis said kaardid kätte ja pidid leidma üles 15 erinevat punkti kooli ümbruses ning see päev oli korraldatud siis koostöös orienteerumisklubiga Ilves. Lisaks toimus meil ka huvitava õppimise päev, et see on nüüd koolis olnud 2 aastat järjest, et tahaks öelda, et see on traditsiooniks saanud, loodame, et ka järgmine aasta jätkame, et see aasta oli taas kord väga palju erinevaid töötube ja neid viisid siis läbi meie enda õpilased. Õpilased said siis pakkuda välja, kes tahaks mingit töötuba teha ja ülejäänud said siis valida, et millistes töötubades nad osalevad. No näiteks pakuti välja sellised teemad, vanavanemate mängud. See oli ühe 8. loovtöö teema ja ta siis tegigi sellise töötoa, kus soovijatega mängiti läbi need vanavanemate mängud. No minul oli vahva seal vaadata seda, et mängiti pallikulli näiteks, mängiti trifaad, et pani mõtlema, et ma vist olen juba päris vana. Siis oli hästi palju tantsuga seotud töötube, et oli Tähtvere tantsukooli tutvustus, võistlustantsu töötuba, tänavatantsu töötuba ja show-tantsu töötuba. Et tegelikult need noored tantsijad, kes siin osalesid hiljuti ka kuldsel karikal, kus sa pididki tutvustama seda, kui pädev sa oled erinevate tantsustiilide tundmisel, siis ideaalne päev käia kõik need erinevad töötoad läbi ja tutvuda erinevate tantsustiilidega. Siis oli palju pallimängude töötube, et sai mängida nii rahvastepalli, korvpalli kui ka jalgpalli ja lisaks siis juures olid ka veel sellised spordialad nagu saalihoki ja oli võimalus ka õppida erinevaid trikke tegema tõukerattaga, et seda viisid siis läbi 4. klassi poisid. Õpetati ka parkuurimist, et meie koolist käib suur hulk poisse ja tüdrukuid võimlemisklubis Akros ja Akrose lahedad kutid õpetasid siis, kuidas linnaruumis kiiresti takistusi ületada. Väga palju pakuti ka erinevaid arvutimängudega seotud töötube, et oli näiteks arvutimängude ja konsoolimängude tutvustus, siis sai proovida ise mängida strateegilist arvutimängu ja tutvustati ka erinevaid keskkondi, kus arvutimänge mängida saab. Kunstihuvilistele olid erinevad joonistus- ja kunstitöötoad ning ka muusikahuvilistele, et üks tüdruk tõi muusikakoolist kaasa 3 akordionit ja pani siis oma kaasõpilased mängima, nii et see oli selline hästi vahva töötuba, kus sai käed külge siis ise muusikat teha. Oli ka hääleseade töötuba, kus siis õpetati oma häält õigesti kasutama ja lisaks ka viiulit mängima ja oma huvidest veel tutvustati ka fotograafiat, näitlemist ja origami tegemist ja viidi ka läbi üks loodusviktoriin. Nii et sellised põnevad erinevad siis töötoad sellel huvitava õppimise päeval toimusid ja õpilased siis ise pidid stuudiumi keskkonnas enda tunniplaani koostama, valima välja need töötoad, mis neile meeldivad, vaatama üle, et need klapiksid kellaajad, et ei kattuks ühegi teise tunniga
ja õpilased said kujundada siis endale iseenda õppepäeva. Õpetajad said käia nendes töötubades ringi, ise õppida midagi uut huvitavat juurde, näha, kuidas nende õpilased siis töötube läbi viivad ja neid natuke abistada vajadusel ja näha, kuidas siis õpilastele õppida meeldib. Et võib-olla eesmärk oligi näidata ka õpetajatele, et kuidas siis lastele õppida meeldib ja millest neile siis meeldib rääkida. No hea oli ka see, et kes võib-olla vajas siin õppeaasta lõpus või natuke rohkem aega, et seda õppeaastat kokku võtta, et siis sai ka õpetaja sellise aja, et arvutis natukene klõbistada ja neid kokkuvõtteid teha. Kuidas nende õpetajatega oli? Oli neid kerge või raske saada? No minu oma klassis oli niimoodi, et eelmisel aastal oli 9 soovijat. Et seda oli päris palju, et see oli koolirekord, et kõige rohkem tahtjaid. See aasta oli tiba vähem, aga nad tegid meeskonnas koos, et võib-olla osalejaid oli ikka sama palju, aga töötube pakuti siis see aasta välja 4 minu klassi poolt. Ma ei pidanud neid survestama. Klassijuhataja tunnis ma rääkisin neile, et taaskord toimub selline õppepäev, nii nagu eelmisel aastalgi, et kes sooviks ja nad andsid kohe märku, et sellist survestamist küll ei olnud vaja teha. Ja kui ma vaatan, et siis kokku tuli meil 26 töötuba, et siis minu arvates on seda ikkagi väga palju, et õpilastel oli, mille vahel valida, nii et ma eeldan, et survestama ei pidanud ja õpilased ikkagi vabatahtlikult andsid ennast ülesse. Kui mina sellel päeval koolimajas ringi liikusin, siis panin ma tähele seda, et koolimaja oli väga vaikne ja õpilased liikusid väga sujuvalt ühe ukse juurest teise juurde. Nägin seal plaani juures neid seismas ja uurimas, et kuhu järgmisena saab. Et tundus, et õpilased nagu väga teadlikult olid oma valikuid teinud ja kuulsin ka selliseid emotsionaalseid hetki, kuidas seesama akordionitund, et õpetaja oli väga äge olnud ja et see akordion on ikka tõeliselt raske, et selg jäi haigeks, aga väga lahe oli mängida. Ja samas õpetajate poolt ma kuulsin, et oli ka hästi tore vaadata, et lapsed avanesid jällegi hoopis teise poole pealt, et mõni õpetaja ütles, et ma ei kujutanudki ette, et ta nii ilusti oskab endast väiksematega rääkida, nii rahulikult suurtele rääkida ja seletada, et hästi tore oli seda vaadata. Ja kui ma vaatasin Facebookis videot sellest huvitava õppimise päevast, siis need olid ka hästi kihvid killud, et algõpetuse õppetoolil tekkis kohe mõte, et järgmisel aastal me kutsume teid algõpetuse poole peale ka õpetama, et tundub, et te olete väga-väga laheda asjaga hakkama saanud. Nii, aga räägigi sina, et mida siis algõpetus sellel päeval tegi, kui meie huvitavalt õppisime. Teie olite koolimajast läinud, võib-olla sellepärast oli ka koolimaja nii vaikne, aga no ma ikka tahaks loota, et õpilastel oli lihtsalt väga huvitav sellel päeval ja nad olidki tõesti pühendunud. Aga kus teie käisite, mis te tegite? No tegelikult võib öelda, et meie terve nädal on hästi põnev olnud. Et esmaspäeval me käisime kinos, kõik koos terve algõpetus vaatamas filmi Rokikoer, mis oli selline õpetliku sisuga ja inspireeris lapsi eesmärkide poole püüdlema. Ja tore oli see, et terve algõpetus 12 klassi suutis popcorni ja Coca-Colata selle filmi üle elada. Et väga lahe oli see, et me suutsime lastele selgeks teha ka, et see ei ole kõige tähtsam filmi juures. Ja ma arvan, et sellest kinosündmusest võiks saada algõpetuse selline vahva traditsioon, et see väga meeldis lastele ja meeldis õpetajatele ka selline jalgsi matk Apollo uude kinno, vaadata mõnusalt filmi ja siis muljetades tagasi jalutada, et hästi tore. Siis teisipäeval osalesime ka meie orienteerumisel, et see oli minu meelest jälle hästi vahva üritus. Mis meie jälle mõtlesime, oli see, et kuidas seda arendada paremaks teha, on panna vanemad õpilased nendesse punktidesse seisma, et panna nad kohtuniku rolli, et see oleks kindlasti väga jõukohane ja selline äge ülesanne suurematele õpilastele ka kindlasti. Ja kolmapäeval, kui sa mäletad meie saadet õpimaastike kohta, siis ma rääkisin, et me läheme IRM-i. Kolmapäeval jõudiski kätte see päev, kus me käisime Eesti Rahva Muuseumis. Olid erinevad programmid õpetajatel ja klassidel ja erinevad juhendajad. Ja nüüd 7. juunil on meil plaan siis oma õppetooliga kokku istuda ja rääkida siis, et mis siis meeldis erinevate programmide juures, mida võiks ka edaspidi kasutada, võib-olla kuidagi õppetöösse lõimida, et toetab mingisugust ainekava osa.
et selline plaan on. Aga üldkokkuvõte oli see, et ERMi üritus läks korda. Kõik algklassid said ERMis käia, said ühe töötoa, küll vihm rikkus ära meie piknikuplaanid, aga sellegipoolest ma arvan, oli hästi vahva käik. Ja sellel päeval oli veel ERMi nii-öelda rekordpäev, kus oli siis 51 erinevat gruppi, nii et ERMi töötajad tegid tõesti tublit tööd, et kõik grupid said ära käidud ja nad olid veel õhtul ka üpris värsked, et õhtul toimus seal õpetajate üritus ja õppekava toetavate projektide autasustamine ja tehti ju meile ka ringkäik, et tegelikult ei olnud aru saada, et need giidid oleks väga väsinud sellel päeval, et tõeliselt professionaalid töötavad seal majas ka. Ja 1. juunil neljapäeval oli ju lastekaitsepäev. Lastekaitsepäeval toimub alati Tartus hästi palju üritusi ja sellel päeval mina oma klassiga käisin 3 põnevas töötoas, et Ahaa tegi sellise õpitoa või lavashow, siis võiks öelda pigem imeline õhk. Võeti läbi kõik keemilised elemendid, mida me siis sisse hingame, tehti katseid ja lastele väga-väga meeldis, et selline põnev 3 põrsakest teadusteater tegi meile 2 põnevat sellist loovülesannet. Esimene ülesanne oli selline, kus juhendaja tõusis tooli peale püsti, võttis kätte muna ja küsis, et mis juhtub, kui ma selle muna nüüd siit kõrgelt alla kukutan. No loomulikult lapsed teadsid, et muna läheb katki ja tõepoolest me veendusime, et muna lähebki katki. Ja siis jagati õpilased 5 gruppi, anti kätte igasugused põnevad vahendid, ajalehed, teibid, õhupallid, vahukommid, kilekotid, nöörid, pulgad ja öeldi, et nüüd on teil 20 minutit aega, et ehitada munale selline seadel siis ümber, et kui ta muna uuesti lahti laseb sellelt kõrguselt, et see muna katki ei läheks. Ja see oli hästi kihvt ülesanne. See on ju midagi saatest Rakett 69, et seal oli sarnane, aga ju siis gümnaasiumiõpilastele, et nüüd sai 3. klass ise ka ennast samasse rolli panna. Täpselt. Ja väga paljud lapsed, kus juures ütlesid, et nad vaatavad Rakett 69, et et me oleme näinud, see on nii lihtne, aga kui tegema hakkasid, siis ei olnudki nii lihtne. Mis meil siis õnnestus, oli see, et 5 gruppi oli ja 2 grupi munad läksid katki ja kõik lennumasinad olid väga-väga erinevad. Millest mul on hullult kahju, on see, et minu telefon otsustas sellel päeval tühjaks saada, et ma ei saanud neid kõiki videosse ja piltidele võtta, aga väga-väga lahedad asjad. Et alguses nagu tundus, et nad ei saanud minema, siis nad nagu olid, natuke on veel aega vaja, natuke veel, et nad tahtsid nagu lisakindlustust panna, et see oli tore ülesanne. Ja teine tore ülesanne, mis me seal tegime jälle, oli siis selline, kus igal grupil tuli ehitada võimalikult kõrge torn, et see oli ka hästi tore. Et kõige madalam torn oli 7 sentimeetrit ja 7 sellepärast, et neil oli väga uhke karkass, aga lõpuks, kui tuli see tipp panna, siis kukkus asi kokku ja siis nad klopsisid midagi lihtsalt kiiruga kokku. Ja kõige kõrgem torn oli 56 sentimeetrit. Ja mis materjalidest siis need tornid olid? Kasutasid nad spagette, maaldriteipi, lõnga, tippu tuli panna lõpuks vahukomm, mis viiski selle raskuse siis aeg-ajalt mõnel grupil nagu ära. Et ka hästi vahva, et loominguline. Mina kõrvalt nägin ära jällegi neid, kes raskuste ees annavad alla väga kergesti, et neid tuleb tagasi juhtida. Nägin ära neid, kes väga loogiliselt mõtlevad, arutlevad, et hästi põnev töötuba ja lastele väga-väga meeldis see. Ja viimasena me tegime läbi siis mängud pargis, mis toimus loodusmajas. Jälle hästi toredad sellised mängud ja uued lähenemised. Põnev päev oli see lastekaitsepäev ka, hoolimata sellest, et ilm oli hirmus sant. Ja siis täna toimus meil linnamatk sõbra juurest sõbra juurde. Et ma võiks öelda, et see jällegi väga hästi. Enne kui sa räägid, et kuidas sul õnnestus, räägi, mis eeltööd sa tegid. Et sa jagasid Facebookis Nutitund igasse kooli ka väikese kokkuvõtte sellest. Aga räägi meie kuulajatele. Minu plaan oli õpilastele tutvustada Google Mapsi võimalusi. Ja mis me siis tegime, oli see, et õpilased sisestasid Google Mapsi oma koduse aadressi ja pidid siis kirjutama üles, et kui kaugel nad koolist elavad ja kui kaua neil kulub koolist koju kõndimiseks või vastupidi. Ja kui me olime selle töö teinud, siis me panime loomulikult kirja ka kõik teised sõbrad, et kui kaugel nad koolist elavad ja siis
leidsime nendest andmetest siis välja, et kes elab koolile kõige lähemal, kes kõige kaugemal, kes elavad võrdsel kaugusel ja seejärel oli siis selline arvutamise ülesanne ka, kus igaüks valis klassist ühe õpilase, ükskõik kelle, ja tema ülesanne oli arvutada välja, et kui ta peale kooli läheks sellele valitud õpilasele külla jalgsi, ja kooli ta on ka jalgsi tulnud, et kui palju ta siis kokku on kõndinud, mitu kilomeetrit ja kui palju ka aega tal on selleks kulunud. Ja selline kordav teema tegelikult, et aegu arvutada ja siis tee pikkusi kokku arvutada. Aga väga eluline matemaatikatund, et super, ma usun, et lapsed olid väga pühendunud selles tunnis ja ettevalmistus oli korralik. Ja, neile väga meeldis see. Ja seejärel siis mõtlesime seda ka, et võiks kaardi peale märkida, et üks asi on arvutis vaadata kaardi, aga kaardil või seina peal oli mul siis Veeriku linnajao selline aerofoto, ehk siis õhust tehtud foto, et leidsime ka need majad, et kus me siis päriselt, kus igaüks elab, et leidsime need kohad ka üles ja panime kaardi peale täpikesed. Ja siis rääkisime sellest, et võiks minna üksteisele külla ja koostada sellise marsruudi, et sõbra juures sõbra juurde ja et igas punktis võiks olla ka mingid vahvad ülesanded. Ja siis lapsed andsid siis kätega märku, et kes tahaks, et sõbrad tema juurde tuleks. Ja siis täna oligi selline päev, kus me käisime läbi need punktid kõik. Vabatahtlikke oli 7, nii et meil oli 7 erinevat punkti, kus me siis käisime. Ja Endomondo panin tööle, nii et me käisime läbi 4,4 kilomeetrit. Ja aega kulus meil 1 tund ja 57 minutit koos siis nende punktide ülesannetega. Et see oli ka hästi tore. Esimene punkt oli meil selline, kus oli täpsusvise. Õpilasel oli kohe suur lillepott pandud, hoovi joon maha tõmmatud ja kõik pidid palli viskama. Ja kõik, kes täpselt viskasid, need said siis kommi. Ja eriti tore oli see, et kui kõigil oli 2 katset läbi, siis ta ütles, et nii ja nüüd saavad kõik teised ka kommi. Nii et hästi tore. Siis järgmised 2 punkti olid sellised, kus ühel õpilasel oli mõeldud trifaa, et kui sa siin rääkisid enne vanadest mängudest, siis trifaa on täiesti elus ja lastele väga meeldib mängida. Ja kui jõudis kätte 3. punkt, siis üldsuse tungival soovil pidi 3. õpilane vahetama oma mängu ka trifaa vastu, sest see lihtsalt oli nii äge mäng. Et see oli hästi tore vaadata, et kõik lapsed nagu innuga mängisid kaasa ja hästi vahva. Siis 4. punkt oli selline, kus oli lapsevanem näinud kõvasti vaeva, et lapsevanem oli kodus ja kuna lapsevanem on botaanik, siis aias oli suur laud ja laua peal oli 20 erinevat puulehte, nimetused juures. Ja ülesanne oli õpilastel selline, et nad gruppides leiavad üles vähemalt 10 puud, leiavad lehed ja siis peavad nad siis leidma üles, et mis lehed nad korjasid. Et hästi vahva ülesanne. Tead, need puud olid nii erilised, et seal oli magnooliad, hõlmikpuud, pööki. Tead, need olid nagu sellised puud, et isegi mõtled, et vau, et mis värk on, et hästi vahva ülesanne. Ja muidugi selles punktis oli ka koerakutsikas 3-kuune. Et see oli ka selline tõeline hitt. Siis edasi läksime järgmisesse punkti, kus õpilane oli korraldanud aardejahi. Aardejaht lõppes siis loomulikult kommide söömisega, aga jälle hästi vahvad ülesanded, et põnev oli vaadata neid niimoodi otsimas ja toimetamas. Siis järgmine punkt oli plaksumäng, kus kõik olid ringis ja mängiti läbi siis nädalapäevade plaksumäng ja kuude plaksumäng. Sa võib-olla tead seda, et kõik on ringis ja tuleb anda teisele lapsele plaks, aga kui on viimane päev, siis sa pead käe ära tõmbama, ehk siis nüüd meie mängudes siis pühapäev ja detsember, et kordasime üle siis nädalapäevad ja kuud ka. Ja viimane punkt oli siis kivipaberkäärid, et duell. Et hästi lahe, et minu meelest oli hästi tore ja ma mõtlesin just, et kui mul järgmine aasta on 1. klass, et kindlasti selle ma võtan nii-öelda programmi, et see aitab hästi sõbraks saada, et üksteisega tuttavaks saada ja see on hästi tore, et ma praegu nagu ise mõtlesin selle peale, et oleks võinud nagu varem sellise idee peale tulla. Ja samal ajal ma katsetasin, tegelikult oli mul taskus siis oma nutiseade veel vedas ühte teist programmi Action Bound.
ehk siis ma katsetasin seda ka, et kuidas see toimib ja mul on rõõm teatada, et see ka täiesti toimis. Ja esmaspäeval on siis viimane klassi ekskursioon, läheme koos Rakverre ja siis ongi õppeaasta läbi, et algab suvepuhkus õpilast ja siis tuleb õpetajatel päris tihe töine aeg, tuleb ära täita igasugused paberid, dokumendid, enne kui saab ka minna puhkama. Sigre, mis on sinu puhkuseplaanid? Minu puhkuseplaanid on käia võimalikult palju erinevatel kontserditel Võta mind ka kaasa, palun. ja puhata, aga ka teha tööd selles mõttes, et tegeleda nende asjadega, mis mulle endale väga meeldib ja seesama podcast, et sellega tahaks suvel natuke veel tööd teha ja eraeluliselt tahaks leida endale unistuste maja, et eks ma selle nimel ka pean vaeva nägema, et ta üles leida. See on väga-väga lahe suveplaan, mulle meeldib. Aga millised plaanid sinul on? Mina tahaks perega olla hästi palju koos, tahaks reisida ja siis loomulikult tegeleda oma harrastustega ja kui Signe kaasa võtab, siis mõnele kontsertile ka jõuda. Aga kindlasti saame me kokku ja teeme podcasti plaane, kuidas võiks meie saade veel lahedam olla, mida paremaks teha ja mõtleme selle peale, kuidas saada need 50 saadet kätte ja iga saate kohta 100 kuulajat. Eesmärgid püstitatud, uuel hooajal jälle. Kohtumiseni! Kuulmiseni!